No, 2 aastat pärast ühte ägedat podcasti oleme Albertiga siin tagasi. Seekord teeme palju lühemaltki podcasti, sest meil on 6 minutit ainult lindistamisaega. Peame seda Toomasele ka jagama. Aga Albert, räägiks pikemalt suga tegelikult kardi juttu, aga täna on üks teine pill fookus, ehk siis F4 teist päeva vist. Teist päeva sõidad sellega ja mainisid juba, nagu mida on paljud sõitjad maininud, et vist pidurid on see esimene asi. Esimene asi kohe pidurid, et väga raske. Lihtsalt alguses oli mul väga raske see esimene päev. Ja eks vaikselt hakkad harjuma ja siis on juba natukene see takt sees ja saad juba enam-vähem hakkama. Praegu on okeilt läinud isegi. Sa mainisid, et sa oled nüüd 2 erineva autoga proovinud. Ja et siis nüüd eelmine pill, mis sul oli natukene intuitiivsem, suhtles suga rohkem? No jah, ütleks, et see vana auto, mis oli siis 2015 mudel meil, ta nagu suhtles minuga rohkem, et ta nagu libises natukene rohkem ja minus natukene rohkem minus sõidutunne on ju. Et ei olnud nii palju aerot ei olnud on ju. Ja siis natukene niuke rohkem fun sõita on ju. Rohkem fun sõita, siin vist väga palju ei saa fun'i teha, et ma saan aru, et sa pead ikkagi enda füüsist kardi jaoks hoidma, et kardisuvi läheb ju päris hästi. Jaa, kardis läheb päris hästi jah. Me oleme praegu siis Itaaliakaid oleme 2 sõitnud, 2 järjest. Ja siis aasta alguses ka võitsime ühe Champions of the Future Academy. Ja päris okeilt on läinud, et tahaks tänada ka Modenat on ju, kes on aitanud väga palju. Ja see pere ka, mis on üldse mulle niukse ettepaneku andnud on ju ja, ma arvan, et praegu on palju ette veel näha, mis tuleb. Et päris huvitav on minu jaoks praegu, et aasta alguses ei läinud kõige paremini, aga sain aru, et ikkagi enam-vähem saan hakkama. Et hakkasin siis, kiirust tuli rohkem ja rohkem trenni tegime ja vihmast trenni, et natukene seda autofeelingut rohkem ja siis sai tegelikult aru, et ma äkki isegi saan nagu midagi veita on ju. Ja siis tuligi. Kusjuures ma mäletan vist podcast 2 aastat tagasi ütlesid, et ei ole väga vihmafänn, et siis on vaikselt hakanud muutuma see, ma saan aru. Ma arvan, et minis mulle see tõesti ei meeldinud üldse, aga nüüd juunioris, kui täitsa aus olla, siis on päris fun isegi selles vihmas sõita on ju, et on niisugune libised ja niisugune sama autot peab paremini tundma on ju. Eks äkki jälle ei olnud hoogu alguses üldse vihmas, me olime väga halvas situatsioonis olime, aga jälle trenni tegime ja tulime tagasi õigesse kohta. No Albert, sinu tegemisi on alati fun jälgida ja ma saan aru, et siis väike puhkus ka suvel Eestimaal, kus saad teistmoodi fun'ida. Jaa, et praegu tulime on ju 2 nädalat natukene puhkust. Ja siis nüüd 2 nädala pärast jälle tuleme tagasi ja siis oleme mis 6 aega, ma täpselt ei tea, aga jah, mingi 6 aega peaks ikka olema siin Eestis, et saab natukene Eesti kultuuri ka jälle. No ütleme niimoodi, et naudi Eesti kultuuri, naudi võidusõidukultuuri ja elame sulle täiega kaasa. Albert, aitäh, oli tore kohtuda jälle. Siin on juba pool aastat S1-le pressiteateid tehtud ja siis samal ajal, kui Aleksi tegemistele kaasa elatud, siis on üks teine vend ka, keda on huviga jälgitud järjest rohkem. Toomas, väga tore on lõpuks näost näkku kohtuda ja ma küsingi kohe esimese hooga, et ma pean tunnistama, et ma ei ole su looga väga kursis, et mis su background on, et kuidas sa sellesse suurde GT3 maailma jõudsid? Algus tegelikult oligi umbes 5 aastat tagasi, 2020, kui tulin siia esimest korda rajale ja sõitsingi siis 325 Bemmi kapi autoga, niisama ei võistlenud sellega ja esimene reaalne võidustart oligi aasta hiljem siis siin samas Porsche Sprint Challenge'iga. No, kuidas sul üldse mootorispordi taust on, et oled väiksest peale tegelenud, oled kardi pealt alustanud või mingit teist teed pidi või alustasidki Bemmi pealt?
Alustasin jah, siis ütleme, et 5 aastat tagasi ütleme, et kõige rohkem võib-olla kokkupuudet motospordiga on olnud maal, kus ma sõitsin ATV-ga. Aga jah, karti ei sõitnud ja ütleme, et üsna nii-öelda külmalt siia ringrajale 5 aastat tagasi. Siis nagu Bemmi kapilt GT3 põlli peale on nagu päris suur selline hüpe, et kuidas see sul kokku tuli ja kuidas see sul praegu on tiksumas? See hüpe isegi tuli täitsa kuidagi enam-vähem loomulikult, et ei olnud isegi seda kiirusevahet nii palju võib-olla tunda kuidagi. Nii et jah, ütleme, tagakeeruline see end. Ja nüüd oled nüüd juba paar hooaega GT3-s on sõita, et mis on sellised eesmärgid selle hooaja suhtes tulevikku vaatavalt? No ikka järjest saada kogu aeg kiiremaks ja ütleme, et siis tippudele lähemale, et ütleme, et juba nüüd siin 2 etappi on olnud, eelmise aastaga võrreldes on tulnud seda kiirust juurde ja nüüd siis loodame, et iga etapiga veel. No kindlasti elame ka sulle kaasa ja viimane asi, et GT3 auto ise olen ainult ilmselgelt seda saanud simus sõita, aga üks asi, mis paneb perspektiivi on see, et jõudu on retsilt, aga siis kaalu on ka üksjagu. Jah, ütleme niimoodi, et kergemate autodega on seda tunda ja ütleme, et selle see kõige raskem osa ongi see kaal, et see kurvis reaalselt tunnedki seda, et see on raske. Kuigi seisma tegelikult jääb üsna keilt, aga jääd kurvi kiirused, et sa tunned, et sul ütleme, et auto tahab kuhugi poole ära vajuda ja siis sa pead sellega kurvis ikkagi parasjagu võitlema. No Toomas, ma loodan, et sul on sellega edukad maadlemised lähevad edasi ja on aasta lõpuks mingi selline eesmärk ka? Mingid võib-olla on, aga ütleme niimoodi, hakka kõva häälega harju ikkuma, siis võib-olla läheb halvasti ja ei tule välja. Väga eluterve lähenemine. Mees, ma soovin sulle palju edu.